Et miks Euroopa poliitikud on olnud nii tagasihoidlikud oma hinnangus. No võtame minu hinnangul kõige grotesksema juhtumi, kus Ameerika Ühendriikide president tegelikult asus õõnestama oma liitlase ja Euroopa Liidu liikmesriigi suveräänsust, aga nimelt siis öeldes, et USA peaks saama Gröönimaa endale, mis teatavasti kuulub siis Taani jurisdiktsiooni. Ja härra Trump läks tegelikult ju nii kaugele, et ütles, et kui Taani ei ole valmis loovutama Gröönimaad Ameerika Ühendriikidele, siis järgnevad sellele sanktsioonid, tollid ja muud meetmed. No kujutage ette, et teine riik tegelikult oma liitlast sellisel viisil kohtleb, esitab talle territoriaalseid nõudmisi. Ja mis oli Euroopa liidrite reaktsioon, liitlaste reaktsioon? Täielik vaikus. Kuidas ma seda seletan? Ma usun, et selle põhjus on tegelikult selline eurooplaste ikka veel kestev arusaam. Et tegemist on sellise lühiajalise protsessiga, et härra Trump on meie portselanipoodi saabunud, natukene laamendab siin, mõned vaasid kukuvad küll kildudeks, aga üsna varsti läheb ta edasi kuskile teise regiooni oma impulsiivsuses, pöörab oma pilgu hoopis kuskile mujale, meie saame oma killud kokku kleepida ja tegelikult elu läheb umbes samal kombel edasi.